Kas teadsid, et Estrevelis töötab ligi 130 inimest, kellest üle poole on töötanud siin juba kauem kui 5 aastat? Estreveli 35. juubeliaasta puhul uurime, miks inimestele siin töötada meeldib. Oli aasta 2018. Eesti Vabariik tähistas oma 100. sünnipäeva ning Eestit külastas Rooma katoliku kiriku pea paavst Franciscus. Estrevel lansseeris e-poe reisikaubad.ee, et pakkuda oma klientidele võimalikult laia valikut reisiga seotud tooteid ning Estreveli tütarfirma Aerotravel Austraalias avas uue kontori Sydneys. Sel aastal tuli Estrevelisse tööle Liina Tollimägi. Kuidas sa Estrevelisse tööle sattusid? Estrevelisse ma sattusin umbes 5 aastat tagasi, kui ma otsustasin, et tahan erialast tööd leida ja tegin natukene eeltööd ja valituks otsustus Estrevel. Sel ajal ei olnud mingid töökonkurssid käimas, siis ma lihtsalt saatsin oma CV e-mailile ja jäin ootama. Ja minu üllatuseks üsna kiirelt võeti minuga ühendust ja kutsuti intervjuule ja testi tegema ja siis õnnestuski tööle saada. Mida sa õppinud oled? Ma olen lõpetanud Tartu Ülikooli Pärnu kolledži turismi ja hotelliettevõtluse erialal ja minu õppesuunaks oli turismi sihtkoha juhtimine. Ja varasemalt ma töötasin aastaid klienditeeninduses, aga see polnud üldse turismi erialaga seotud. Et Estrevel oli selline esimene kogemus turismialaselt. Kuidas mäletad oma esimest töönädalat? Ma mäletan tööle tuleku ajast just see esimene kuu aega, kui oli selline hästi intensiivne koolitus ja selline põhjalik sisseelamine. Ja eriti just see esimene tööpäev, kui ma siin Suurkarja kontoris täitsa oma laua taha istusin ja minu jaoks oli see nii hirmutav kogemus, sest uut informatsiooni oli väga palju. Aga ma olen väga tänulik oma tollasele lauanaabrile Kristinale, kes kõik mu rumalad küsimused ära kannatas. Mis sulle su töö juures enim meeldib? Mulle enim meeldib selle töö juures see, et see on hästi vaheldusrikas ja erinev sellepärast, et meil on hästi lai reisiteenuste valik. Iga päev on nagu üllatusi täis, kas või lennufirmade muutmised või tühistamised ja streigid. Ja need aastad on olnud hästi silmaringi avardavad ja ma olen saanud käia ka mitmel tööreisil. Ja lisaks ka minu töökaaslased on väga toredad. Milline on eredaim mälestus seoses tööga? Üks eredaim mälestus, mis mulle tööga meelde tuleb, on võib-olla eelmisest aastast, kui ma aitasin oma tuttavatel reisi korraldada Teravmägedele. Ja neil pidi olema tagasilend Eestisse, aga lennufirma otsustas streikima hakata. Ja teadupoolest Teravmägedele ei ole väga palju variante lendamiseks. Kuna lennufirmaga oli väga keeruline ühendust saada ja me teadsime, et esimene arvatav lend võib olla nädala aja pärast, siis me pidime kiirelt hakkama otsima uut majutust neile. Et kuna seal olid kõik turistid lõksu jäänud, siis ega seal väga palju variante ei olnud. Aga õnneks kõik laabus, et keegi kusagil telgis magama ei pidanud ja sai isegi viimased 2 kohta ka varasemale lennule, et kõik läks õnneks lõpuks hästi. Kui palju sinu töö on aja jooksul muutunud? Ma alustasin Estrevelis reisikonsultandi assistendina ja peale seda ma liikusin siis edasi noorem reisikonsultandi tasemele. Ja nüüd üle 2 aasta ma siis olen töötanud meie online-tiimis, et igapäevaselt me siis tegeleme lennupiletite, laevapiletite ja hotellimajutusega. Mitmes riigis oled kokku reisinud ja milline on neist kõige ägedam? Ma olen kokku reisinud, ma arvan, et 17 riigis, kui ma midagi unustanud. Et mõnes riigis ma olen käinud ka mitmel korral, aga avastamist on veel palju. Ja ma arvan, et üks meeldejäävamaid on kindlasti minu esimene suusareis ja üleüldse esimene mäesuusatamise kogemus Itaalias. Ja teisena ma tooksin välja Islandi, et sinna ma tahaksin kindlasti veel tagasi minna. Et Islandi puhul on selline võlu, mida minu arust nagu sõnadega on keeruline teistele seletada, et seda peab ise nägema. Milline on unistuste sihtkoht, kuhu tahaksid veel jõuda? Et mul pole otseselt ühte kindlat unistuste sihtkohta, kuhu ma tahaksin jõuda, et
tavaliselt mul tekib konkreetselt huvi mingi koha vastu sihtkohas ja siis ma hakkan reisi planeerima. Aga kui ma tooksin välja, siis mind väga huvitab Jaapan ja Hawaii.